täna on reede ja me läheme Martaga kahekesti kaltsukate tripile. Mis sina endale sealt saada tahad siis? Tosse. Sellest, et sul tossud hakkad väikseks jääma või? Pole hullu. Mina tahan endale igast outfit'e saada sättida, sellepärast et ma ütlen ausalt, mina armastan seda taaskasutust ja mis iganes selle nimi on kahel põhjusel. Esiteks, sealt võib leida väga häid kvaliteetseid tooteid teinekond, brändikaid. Näiteks pole mõtet maksta mingi, ma ei tea, pintsaku eest 6 sotti, kui mul võib jopata, ma saan selle endale 6 euroga. Eestlased väga ei tea, kus juures nendest kaltsukatest teinekord brändidest midagi, mis on nagu päriselt kvaliteetsed asjad. Nii et mul on väga tihti jopanud seal. Ja teiseks, miks maksta kallist raha mingi toote eest, mis sa nii-öelda saad tutikana, kui sa võid tõesti sama väärse pealt nagu nii palju saada kokku ka hoida. Ma lihtsalt vaatasin täna, et mul on kapp päris tühjaks jäänud ja lähme pulma ka ja loomulikult mul on seal igasuguseid sette, aga ma tahaks lihtsalt vahepeal midagi värsket ka endale. Öeldi, et me ei tohi nii palju magusat süüa. Seal kirjas oli, et pilt oli, et seal ainult üks šokolaad või rooki. Jaa, nii ongi. Kui kooki tahad süüa, siis võib ainult ühe väikse rooku süüa. Kooki või? Jaa. Ühesõnaga, esimene peatus on meil siis Paavlisse lähme või peaks... Ja teine peatus on Prisma. Prismasse lähme pärast ka semmega. Aga jaa, lähme vaatame Paavlisse, siis on alati hästi suur valik. Kuigi ma kahtlustan, et seal on jube palju inimesi praegu, aga lähme tšekime. Tulime korra siia Karupoeg Puhhi outleti hoopis. Sellest, et kunagi sai ju kokku lepitud, et tuleme mini-dumplinguga vaatama. On need lahti või? Ongi. Nii, 20 minutit hiljem saime lõpuks valitud selle squishi. Nii et vaatame, mis me siit saame. Mida? Saidki siin? See on mingi taidaiteks. Okay. Eriti äge on see, et see Karupoeg Puhhis töötaja tädi läks sinna taha ruumi vaatama, et otsime sinist dumplingut. Aga seal, kui ma alguses mõtlesin, me läheme otse Paavlisse, siis tegelikult on veel nii palju ägedaid kohti, kuhu minna. Nii et ma mõtlesin, ma tulen ka magistrali. Üks asi, mis ma siit veel kindlasti tahan, on see. Ma tahan käia, kas mitte siin ei ole see toidupood, kus saab nii-öelda mingi kuupäeva või hästi sumena. Et ma tahan seda pitsajahu ka saada, mis on hästi hea Itaalia, tegelikult see oli Itaalia, ma olen mingi Skandinaavias toodetud, aga õige pitsajahu ja seda pidi siin olema, nii et lähme vaatame seda ka. Ma tõin Marta siia magistrali Humanasse, sellest, et siin on väga-väga palju valikut. Juba leiad midagi endale või? Aga ma lähen võtan ühe korvi ka, siis me saame kõik korvi panna, mis sa tahad. Nii. Marta tegi endale kõrvarõngad, nii et mis sa veel leidsid näite? Kampsuni või? Ja mis asi see, et see on? See on väga ilus liblikatega siuke kleidike või? See on nagu suve jaoks saad nagu randa minna. See on nagu Tiinol on neid hästi palju. Hõlst, mis sa peale paned on ju? Ja, väga äge. Me võtsime kumbki oma korvi, nii et siis on lihtsam. Nii palju riideid ja need kõik need läksid mulle selga, aga mõned ei sobinud. Ja need siis sobisid, mis sa võtsid, on ju? Korra mõtlesin juba, et ma kaotasin Marta ära, aga šokid panen ka siia. Aga õnneks ei kaotanud. Nii, kas lähme siis... Mina arvasin, mina kaotasin sina. Aga nüüd lähme järgmisse poodi. Need, mis sa ei taha, need saad kuskil tagasi riputada, vaatan. Ma ei tea, kuhu ainult. Nii, ja nüüd üks põhjus. Ma näitan teile, miks ma armastan just nimelt, kui ma käin second handides. Ma näitan teile midagi. Ma praegu kutsusin juhataja, palusin, et ta mul natuke teeks see lind alla, et siis ma ostaksin selle ära. Siin on 3 sotti neist praegu, muidugi mängisin lolli, küsisin, kas seal on viga siin tehtud. Aga kallid sõbrad, see on Brunello Cucinelli, mis selline asi maksab poes 2,5 kuni 3 tonni rahulikult. See on 3 sotti jah, aga ma ütlesin ka, et tehku mul veel alla ja sotiga ma ostan ta kohe ära, nii et
ja ma panin selle selga, see on mul natuke suur, aga ma viin selle rätsepa juurde ja lasen selle endale parajaks teha. Ja see on selline asi, mis kestab mul aastaid. Lähme Paavli kaltsukasse. Nüüd lähme Paavli kaltsukasse ja siin on muidugi see, et siin on lastekorrus eraldi ja suurte korrus eraldi. Kas me läheme laiali nüüd? Sa lähed laste osakonda või sa tuled ka vaatad üles, sest sa üleval ei ole kunagi käinudki seal. Tuled üles, on ju. Ma arvan, et seal üleval sul meeldib isegi rohkem, ma arvan ausalt. Eelmine kord käisime, see on lastepood, aga lähme täna üles ja pärast tuleme lastepoodi, on ju. Ja siin on ka mingid soodukad ka käimas. Ma isegi ei tea, mis kuupäev täna on, nii et vahet pole. Nii, nüüd saime veel kottide ja asja siin. 2 sekundit ootasin. No võt. Nii, lähme vaatame, mida head siin täna on. Kuule, täna on kõik -50 ka jälle. Poole hinnaga saab. Lähme vaatame. Kus sul väga huvitav, võib leida isegi kauri asju 12 ainult. Muidugi number on vale, värv mulle isiklikult ei meeldi. Aga siin on ilusaid asju küll jällegi, nii et vaatame rahulikult. Leidsin 3 asja, mina leidsin kaabu, ma leidsin siukse kuju ja siukse sõrmuse. No vot, mina leidsin ainult Maljule siin mingid asjad, aga seda näete kodus võib-olla. Noh, ja nüüd edasi. Nüüd ma saan oma silmi lahti juurde. Jah, saad jah. Nüüd peaks sööma, aga ma tegelikult kirjutasin Maljule ka, et äkki me läheme kõik koos sööma hoopis. Nii et vaatame kohe, mis ta vastab. Kell jookseb nii kiiresti ära. Marta, tule. Kell jookseb siia. Kell jookseb nii kiiresti eest ära, et varsti on selline tunne, et pool päeva on juba möödas. Aga me lähme veel Prismasse ka täna kindlasti, nii et vaatame, äkki lähme karjaga koos sööma. Aga see on küll lõbus lugu. 3 kotitäit riideid. Well, hello, darling. Your boy toy is back from some shopping. See jälle selle. Nii, mul on sulle ka asju muideks. Ja, nii et Maljuga on muidugi see, et ta alati ütleb kohe ära, kas talle meeldib või ei meeldi, aga ma mäletan, kui ma kunagi ostsin talle ühe sinise kleidi, kui me alles tutvusime, siis ta pani selle vägisi selga suure kurbusega. Jah, see siuke kampsun kleit ma ostsin kuskil. Aga ta vähemalt pani selle ühe korra sellega, rohkem ma seda kunagi näinud pole. Aga nüüd ta on arenenud. Nüüd, kui talle ei meeldi, siis ta ütleb nii. Aga ma arvan, et üks asi meeldib su kindlasti. No. Muiduks ma võin näidata, see on kindlasti läbipaistev su jaoks, on ja. Nii. Aga vaata, ma leidsin sul siukse, mis käib peale, nagu lihtsalt. Ma oleks nagu lahutatud housewife. No aga see on ju suvepäevadel mõnus siuke, ei ole või? Ei. See on suur mulle. Okei. Nii, seda ma ütlen, see mulle material Nii. on horrid. See on väga horrid material. On või? See on nagu poluester mingi. Arvad või? No, ma tunnen. Okei, nii. Siis see on siuke pükskostüüm valge. Okei. See võib mulle täitsa meeldida isegi. Sinuga on see raske, et sul rinnad nii suured, vaata, siis on nagu. Aga ma arvasin, et see võib sulle meeldida. No. Kui sa pruun ka oled, siis siuke kas või foto pärast vaata. Nii, siis. Jaa, alguses tahtsin sulle valget kotti osta või siukest helebeeži on ja lihtsalt, et oleks outfit ega mingi muu. Aga why not, jah? Why not? Aga Marta ütles, et tema arvab, et see. Tead, ma siin läksin ehku peale, kallis. Okei. Aga ma võtsin mingi heledad püksid näiteks on ja näiteks sul enda skinny legend püksid ja siis see paljastab kõhtu, samas rinnad on. Mu kõht on kortsus. Ei ole olla midagi. Okei. Ma ei tea. Siis ma sain sul veel siukseid pükse erinevaid. Okei. Aga why not? Office job, here I come. No see lühikesed ei ole mul. Aga äkki see ongi siuke moevärk. Nii. Minu. Marta Seeliku, tema ütles, et selle ma oleks teba endal selga, aga näe, siis on siuksed püksid. Kas ka ei meeldi elde või? Natuke siuksed õhulised, suvised või on siit materjal või? Ei tea. Ma pean proovima. Jah. See sulle kindlasti ei meeldi värvi pärast, aga jällegi tissid paistavad ja ta on lühike, nii et. Ei, ma sain endale lõpuks endale rahakoti. Jumal tänatud. Lõpuks ometi. Väike. Kui mu tissid siia mahuvad, siis mulle tegelikult teist meeldiks on ja siis ma just mõtlesin ka, et ta on siuke lühike. Jah. On ja. Kas ta on ka püksid või? Ei ole ju seelik ikka.
kleit. jah. Leidsin ühe, see meeldib sul kindlasti. Ma olen juba püksatajal. No näed, selle saadki peale tõmmata. See on siuke kehasse ja nagu tennis natukene või? No okei, ma proovin. Jaa, sallike. Mu nipud paistavad läbi, ma ei saa näidata, aga tundub, et see kleit sobiks Martale rohkem. Jaa, vist küll, jah, ta vajub liiga ära kuidagi. Näita, Arda. Seda ma kavatsen lõigata ja teha endal lihtsalt taskureti pintsakusse, nii et... Nii, see on see pükskostüüm nüüd. Ta näeb ilus välja, aga see on väike mulle. Ma sain katta. Siia! Ostma. Süüa. Oota, tead, mis ma mõtlesin, et ma pean vlogis kindlasti ära mainima? Või mis valearvamus inimestele jäi meie dramaatilisest eelmisest episoodist? Olge ettevaatlikud, et ma ütlesin suri ja süst. Väga paljud inimesed arvasid, et ma tegin ise jänesele eutanaasia. See on täielikult vale. Marta, ettevaatus, teine uks. Ma ei teinud mitte eutanaasiat talle, ma ei oleks sihukest asja kunagi suutnud ise teha, vaid see suri ja süst oli ka arsti poolt. Ja nimi oli suri ja süst, et see ongi mõeldud ainult neile, kes on nagu full suremas, et see on nagu nii kange rohi või ma ei tea, mis asi see oli. Et see oli minu viimane katse teda päästa, mitte ma ei pannud teda magama, aga ma lihtsalt nägin, et see ei töödanud talle. Et sellepärast ma ütlesin, et ma ootan ta surma kahjuks. Et ma loodan, et ma nüüd seletasin parem. Kui suri ära nagu Michael Jackson suri unedega. Seda õuna. Ma võtan selle. Sa tahad vette? Ma tahan seda. Okay. Ma panen sellest. Ei taha neid. Mina ka tahan. Ei, sa ei saagi häppi. No vahet ei ole tegelikult. Saame hakkama ilma selleta ka, jah. Nuge polegi kellelgi vaja vist, või? Nii, davai, head isu teile. Mul on ka nuga vaja. Mul on vaja. Ei, ma küll. Aga värvilist toitu teha. Mul läks see nüüd kehvasti, et ma käisin käsi pesemas ja kaotasin tüdrukud kõik ära, nii et mul on akut 1% ja ma loodan, et ma leian nad siin üles ikka enne, kui kuskile lõppu jõuame. Nii, ma olen enda meelest päris palju osakondi läbi käinud ja ma ikka veel ei ole neid leidnud, nii et ma ei tea, mis siin toimub. Kell on 12.12, täna on laupäev ja me lähme pulma täna Tõrvasse. Ja mina ootan oma kalli naise järgi, lihtsalt niisama pikutan veel. Ma teen lokid ära ja siis mul on õhtuks need olemas. Ja, arvad, need jäävad püsima ka sulle? Ma ei kammi need välja. Tavai. Ja kui ei jää, siis tead, siis jumalus lokid. Me oleme nüüd, sõitsime lambist siit Hindreku kandist mööda ja siis chatis, seal tüdrukute õhtu chatis arutati, et kas keegi võttis mingi mulli kaasa midagi, ma ütlesin, mul ei ole mitte midagi. Ja siis Märten ütles, et aga Tuulil on ju veini ja mulli, kelder täis, lähme läbi, nii et me lähme üllatame neid nüüd. Jube üllatus, me nõuame alkoholi. Üllatus! Head sõbrad, koos joos. Aga lähme ütleme tere, sest meil on peaaegu 2 tundi veel pikka sõitu ees. Selle ajaga jõuab nina täis tõmmata. Jah, sest et dinner algab alles kell 5, nii et ma ei tea isegi, miks kõik sellest mullist räägivad. Ma küsisin ka, et kas me pidime ise kaasa võtma, aga võib-olla nad igaks jõuks mõtlevad. Nii et tead, lähme vaatame, ikka ära otsa sõida. Äkki neil on täna mingi üritus või pidu, raudselt on soe ilm. Aga nad kogunevad siin, nii et see on soe. Või oma täht. Tere! Tere, kaunitar! Lähme jooke varastama teie juurde, kolad keldrisse. Olekski juhtunud nii, et ei oleks teada saanud. Just tegime nalja, et polegi vaja teid näha, me ju teame, kus kelder on. Mul ei ole... See on ka siin siiamaani, jah. No näed, ma võtsin täna korra Margo on köögis või? Jaa, Rabamus, meil on just läheb üks 90 juubel. Oodake siis ära, ma tulen kohe tagasi. No vaatame. Vaatame, kus keldruks on lahti. Vaatame muidugi.
keldri uks on kinni. Kurat. Ma ei tea, kas on. Lähen vaatame korra. Tere, veterinaarkontroll. Veterinaarkontroll. Kas teil on kõik hästi? Nägid juba, jah? Me korra tulime teie veinikeldrisse vaatama, mis teil head on. Sest me läheme pulma edasi. Jah. Vaata. Ja, uks on uks lahti kusjuures, jah? Eriti julged siin. Aga nad ei teadnud, et me tuleme. Tegelikult ma tahan, et Tuuli ütleks mulle, mis mulle meeldib. Ma ei iga kord. See kõik meeldib nii jubedalt. Ma tahan teile huvitava loo rääkida, mis juhtus meiega eile öösel kell 1. Ühel hetkel mina kuulen nagu mingit kolistamist natuke ja ma mõtlesin, et okei, et kassid kolistavad kuskil. Aga see tundus nagu koputus. Sinna see ei saa olla, kes koputab kell 1 öösel. Läheb 20 sekundit mööda. Ilge peksmine vastu ust. Ma olin mingi, what the fuck? Esimene mõte, pedofiilid tulevad mind peksma. Läksin ruttu Märtini, ma olin nende toas siis. Läksin ruttu Märtini juurde, et keegi on ukse taga. See oli mu vana korteri naabrinaine, kes tuli kell 1 öösel meile välisukse taha peksma küsima, kas meil veipi on. Ja siis inimesed ütlevad, et mina olen imelik nagu. Aga Märten ei andnud ka. Ma ütlesin, meil on ainult üks. Seda me kasutame ise. Mina ei mäleta kunagi, kas mulle meeldib. Ongi ukskümne. See on see Murimäe mulje, see punane. Kui sa tahad, ma ei tea, võib-olla liiga palgatim selle jaoks. Mulle meeldib, sa ei ole seda joonud, aga see on päris mõnus õune Bagidoonia. Mulle see meeldis. Ta oli natuke kergem kui Uuesaaluse veinitalve Bagidoonia. Natuke kergem. No aga proovime siis seda. Ma arvan, et proovi seda, sest see on päris mõnus. Ma võtan seda, hakkab meil olema. Hakkab teil olema? Eks ma annan siis tagasisidet. Siis on hoopis kellegi kook. See on see, mis mind huvitab. No jah, teeme siit niimoodi väiksemaks. Kiibu niimoodi. Võta valgus asjad ka. Me oleme lõpuks jõudnud siis Rena ja Andre pulma. Lähme tervitame Fruitbaari. Ja ma ütlen, koht on väga-väga ilus. Jube ilus. Ja vaata, kui ilusa kimbu me lasime kokku panna. Jagavad asja siin terves. Ja jube cute on kõik. Ja vaata, kormas. See ma ei olegi siin käinud kunagi. See on tõesti nagu Itaalia, mis Andre ütles need. Oi, kes siin on? Meie pruut. Meie pruut. No nii, palju õnne sulle tähtsa päeva. Ei, me veel ei anna. Appi, kui ilus siin on. Ja nii suur tuba. Vau. Kaunist pargike. Tood meie asjad. Toon. Katsetan kohe ära selle joogi, mis Põlvele juurde. vana meed. Palun katseta siis. Aitäh. Mille peale Hedelin ütles, et nüüd ma saan Siine ja Keidiga peole minna. Ehk siis tegelikult Siine ja Keidi oli Chambelee peol kasukatega. Nüüd on Fruitbaaril on õnnitlused edasi soovitud, me teeme siin pilte veel ja Rena ja Andre näevad väga-väga head välja. Naudib ka täna üks lapse võluga. Sul ei ole peaaegu käsid ja kõigid juhused. Mõtlen, et te hakkate üksteise selja taha ära kaduma. Aga niimoodi, et te ei pea võite laiaks saama. Ja te olete kliendid endale selga pannud, te saate võib-olla ärme seda teha. Tiibe, hurraa! Pidu on siiamaani väga tore olnud, Malju läks veel paremaks, sest ta vahetas oma outfiti lõbusama vastu. No, kontsad on horrid ja ma küsisin kõigilt üle ja loodetavasti keegi enam pilti ei tee, nii et ma võin olla tossades. Aga jaa, seltskond on tore, ilm on super, toidud on head, musid on veel paremad. No teid on umbes nii vähe või? Alla oli see! Ma loen 100-ni! Loeme maha, loeme tagasi. Olete valmis, loeme kõik koos või? Loeme 5-st või? 5,
4, Läheb on Rena Oja ära võtta. Ilma käteta. Ilma käteta ära ja siis viskab teile, kes püüab, see saab. Nonii, läbi. Andri naudi. See ei ole see koht. Ei sulle peab. Pane nüüd valmis. Kas nüüd või mitte kunagi kõik mehed, saate aru? Vaata, sa söö! 3, 2, 1! Selline oli siis pulmapidu, pidu läheb muidugi loomulikult edasi. Kõik on ennast madalamaks viietanud, nagu te näete ka siin, mis madalamaks nii-öelda pand mugavad riided selga. Siin on ka väga-väga ilusel, kusjuures ma ütlen ausalt, kui keegi peaks tahtma kunagi pulma teha, siis see on väga selline koht, kus sa võiksid seda vabalt teha, sest siin on väga-väga ilus. Väga äge seltskond on koos, nii et palju õnne veel kord, Rena ja Andre. Super. Tere hommikust, piduline. Me oleme otsapidi nüüd kablis, me tulime lastele järgi. Amalju ütles, et tema tahab ka siia tulla, nii et lähme vaatame. Kõige tähtsam on see, et saia saaks nüüd. Jaa, need on väga head asjad, lastele väga meeldivad muideks. Võtame selle ka. Oot, kui palju inimesi siin kogu aeg on. Nii, vaatame, kas me saame kala ka siit. Tulime suitsukala siia võtma Nurme otsale, nii et vaata, mis me head saame. Nii, ja võtame latikad ka või? Eriti need. Ja need on ahvenud, need me võtsime, me saame soojad. Ja siis ma teeks ühe selle latika ka, ma vaatan. Nii pikad need. Jah, see on vinnutatud tuulehaug, nii et võtame ühe selle ka. Võta ta välja, vali üks korralik. Jah. No näed. Ilus. See on kuivatatud tuulehaug. Siin on soojakala isegi sees. Mis sa said leste ka või? Leste ka, jah. Nii et kõik head. Meil on näha kohe, et me oleme täna kablis käinud. Meil on kala palju. On hea, jah? Ja kablisaiakesed alles täiesti soojad. Nii et palun mulle ka üks tükike siis. Ma üritan. No, et... Aga nüüd lähme vaatame, me leidsime mingi täika koha ka veel. Aga nüüd on üks asi, mida ma ei ole siin varem näinud. Keegi on kirpuka teinud siia. Jälle kurg. Nii et lähme vaatame. Oi, müristama hakkas ka. On või? On küll, jah. Täna on see imeline päev, kui meile tuleb koju saunumisaun lõpuks. Nii et minu ettevalmistused olid piisavalt hästi tehtud, ma loodan. Kuigi mul polnud väga palju midagi teha. Sättisin maha plaadid, kuhu peale me ta toetame. Vaatasin ilusti ära, et ta oleks loodis. Ja nüüd ei olegi muud, kui mehed siis tulevad ja tõstavad selle uhke asja neile siia peale. On või? Põnev värk on, jah? Aga raske töö. Jaa, see on raske töö, on, jah. On küll väga täppis töö. Põnev või? Sa lähed kohe sauna või? Lähen kohe sauna ja siis, kui ma saunas ära käin, siis ma kohe hüppan emme peale, siis ma kõrvetan emme ära.
Marta on nagu töödejuhataja siin, käed puusas. mina lähen siia sauna. Ei, sauna alla ei lähe. No näete. millal see tahame juba sisse. Tahate juba sisse minna või? Võtame selle boksi tea lahti. Oh. Ära ütle, mis seal sees on, kui sa tead. Ma ei ütle, see on üllatus. Oi. Nii. Marta juba arvas, et tema hakkab iga õhtu ja iga hommik saunas käima, nii et... Ja mina, kui keegi tahab külla ja siis, kui keegi jääb ööseks, siis ma teen sinna hästi hea pesa. Aga tead, mis on eriti hea, Marta, et sa saadki siin põhimõtteliselt ise käia, sest sa saad selle puldist käima panna. See saab niimoodi soojaks teha, et sa ei pea midagi tegema tulemagi. Ütled, et sa tahad sauna minna, tund aega hiljem on saun juba soe.